kui sa oled tross või topis. Või kui sa oled tühm või tegija. Leiame sind varem või hiljem kindlasti üles. Top 3 nädala 4 tuhmimat topist. Igal reedel Raadio 2 hommikuprogrammis Silmad lahti. Tere hommikust, aeg on käes rääkida selle nädala tegijaga ja enne kui temaga siis ühenduse astume, loen ette väga sellise põneva, kuid samas õudse olustiku kirjelduse Türilt öösel, siis selle nädala alguses ühel ööl kella 12 paiku saeti Türi Lukoili tankla territooriumil maha üks kasepuu ja loen nüüd siit teile ette. Öösel tanklas olnud inimeste sõnul oli südaöö paiku kuulda mootorimürinat. Kuna bensiinijaamas on pidevalt nii autode, mootorrataste kui ka rollerite mootorimürinat kuulda, ei osanud keegi esialgu aimata, et keegi võiks tanklasse puud langetama tulla. Tankla töötajate sõnul läks mootorsaega mees siis autosse, istus juhi kõrvalistmele ning umbes minut hiljem langes kask ja siis jäi tankla pimedaks. Vot nii, selline asi juhtus Türil ja on ka Türil varem juhtunud sellist saagimist, nii et tegu on sarisaagijaga, nimelt 2009. aasta alguses saeti kesklinnas maha jõulupuu ja nüüd olemegi helistanud Türi saemehele, et teada saada, mis case on. Halloo! No tere! Tere! No kellega me räägime, Türi saemees või on sul ikka päris nimi ka või lased ikka ennast ainult Türi saemeheks kutsuda? No Türi rahvas teab mind ikka rohkem saemehena. Saemees. Aga mu päris nimi on Andrus Pühatuli. Andrus Pühatuli. Saemees Andrus Pühatuli. Jah. No väga hea. No mis siis juhtus? Miks sul on siuke, kas see vastab tõele, et sina ikka selle jõulukuuse ka siis 2 aastat tagasi maha saagisid? No ikka, ega mulle meeldib väga saagida, ma saen igal pool, kus vähegi võimalik on. Ja kogu aeg saen. Ja mul on ka, ütleme siis, Türi kõige suurem saekogu. Mul on seal väikseid saage, millega saab saagida nii juuksekarvast kuni sekvoiapuuni. No, nii, ja sa lihtsalt teed seda siis sellepärast, et demonstreerida oma uhkeid saage? No üks on ka sellepärast, et lihtsalt käin proovimas. Aha. Mul metsa ei lubata, mul metsaluba ei ole. Käin lihtsalt proovimas. Teine on lihtsalt see, et ega mul on ikka väike mõte ka, ega ma niisama puud maha ei võta. Nii, aga miks sa seda siis teed? No on erinevad põhjused. Miks sa saagisid kasepuu maha nii, et see tankla siis elektrivarustusest ilma jäetis? Muide, kas sa tead, et tankla külmkaapis sulasid kõik jäätised ära? Ei teadnud seda, ei teadnud. Kas sa nüüd kahetsed oma tegu? No ei, mis ma nüüd kahetsed? Tagantjärgi on nagu mõtetu kahetseda, mis tehtud, see tehtud. Ja seda küll. Aga 2 nagu põhjust oli. Esimene oli see, et miks üldse peab üks puu kasvama bensiinijaamas? Saad sina sellele vastata? No ega tegelikult sellist loogilist põhjendust ei ole küll, jah. Ma olen 64 aastat elanud Türil ja iga päev käinud sealt mööda ja vaatan, mis kuradi pärast see puu siin seisab? Miks ta kasvab siin? Olgu, no väga loogiline. Pole vaja, no puud on metsas, ei ole vaja linna panna puud, eriti bensiinijaama. Come on, öeldakse selle peale noorte seas. Inimesed võivad sinna ju autoga otsa sõita. Absoluutselt. Või sügisel lehed langevad maha, on libe, auto libiseb, põrkab vastu bensiiniga lonkad, plahvatus, surm, terrorism. Tegelikult siis Andrus, jah, või Andres, kumb sa olid? Andrus. Sina tegid kõikidele türikatele siis hea teo tegelikult, on ju? No ja täpselt samamoodi. Ja see puu, ma tahtsin teha nagu väikest silda, sellepärast, et bensiinijaama katusel on täiesti suur pind kasutamata. Sinna saab teha väikse päevitus, väikse välikohviku, aga sinna ei lähe ühtegi treppi. Lihtsalt, et läheks puu kaudu sealt, saaks mõnusalt minna. Mul jäi pooleli, sest kutsuti kohe politsei, ma kuulsin. Ja nii täpselt oli, jah. Ja teine põhjus, miks ma puida, on see, et mulle meeldivad hästi kännud. Kännu peal lastele meeldib ka. Saab mängida kännu ämblikut seal peal. Või mis need mängud on? Kännu kuningat. Noh, kände pole tänapäeva, korralikku kändu pole. Istus kännu peal, kutsus lapsi lugema. Vana laul juba ütleb nii, aga kus sa istud, kui iga pool on nüüd puud? Jaa. Aga mis siis juhtus siis paar aastat tagasi selle jõulupuuga? Miks sa selle maha võtsid? No kus sa paned keset linna puu jälle, no? Linnas on tänavapostid, elektripostid. No nüüd on puu. Ja muidugi, sest et jõulupuu teadupärast pannakse selleks keset linna, et siis linnarahvas saab tulla jõuluajal, panna kuuseokstele küünlad ja riiputada siis ohvriande loomulikult võimsale Jesus Cruzile. Puud, igal ühel on niikuinii jõuluajal kodus ka puu.
nii, muidugi. Ja linnas käiakse ikkagi piduriietega. Ja kuidas ma tulen, kui seal on keset seda kuradi linna on puu, seal istuvad tuvid, varesed peal, lasevad sulle roo ja varuka peale ilus särk rikutud. Ja seda on muga juhtunud, sellepärast võtsin ma selle puuga maha. Seal hakkasid need kuradi varesed ja muud pelikaanid pesa tegema, no. Härra Pühatuli, kas plaanite oma tegevust ka jätkata ja kui jätkate, kas siis ainult siis jääte Türile või on ka ikka sellised kõrvallinnad ja miks mitte ka kõrvalmaakonnad plaanis ette võtta? Muidugi on, mul on juba plaan ära tehtud, ma praegu söön, andke andeks. Söö. Mis sa sööd? Puud. Puuhoort. Väga hea. Et mul on juba plaan olemas, mis ma sel aastal veel teen. See nädalavahetus lähen ma botaanikaaeda. Jaa. Seal on liiga palju puid ja väga niiskeks. Seal on välismaa puud, need tõmbavad kõik niiskeks. Ja ei saa käia korralikult ringi vaadata rahulikult puid, sest osad palmioksad on väga suured ja varjavad päikese, mille tõttu lilled võivad ära närtsida. Ja siis muidugi iietammed. Need on juba nii kaua, need lihtsalt mädandavad maad. No kas ei karda seda, et sellise pühaduse rüvetamisega endale väga suure pahanduse kaela tõmmate, härra Pühatuli? Ei karda üldse sellepärast, et no inimesed on harimata. Nad ei saa aru, et tegelikult pole vaja nii palju puid. On rohkem vaja puust asju, näe, istud, kus sa ise istud. Tooli peal, millest on puust? Plastmassist on minu tool. No, vaat, sa oled õnnelik inimene. Aga paljud peavad puust tooli peal istuma. Ja sellepärast ei ole lihtsalt vaja nii palju puid. Mina tegin, Andrus, sinu kohta väikse uuringu, siit meil on üks salajane andmebaas ja tuleb välja, et isa on sulle omal ajal palju vitsa andnud. Kas on sellest siis sinu puuvihkamine tulnud, et isa sind peksis? On sellest ka ja on ka sellest tulnud, et mu vana oli piraat ja ta oli puujalg ja mängis jalgpalli taga koos. Ja ta võitis kogu aeg ja ta pani mulle kossi kõvasti puujalaga ja no ütleme, ega mulle puud eriti meeldi. Ei meeldi, sain kohe aru. Jah, ära siis ole mingi puupea ka, eks ju? Ei katsu mitte olla, nii et kes tahab siis minuga kampa lüüa, pange saed valmis. Kõigepealt lähme vaatame minu juures videosid, vaatame Saag 5 filmi. Ja siis lähete linna peale. Ja siis läheme saagima. Mul on üks väga hea koht sulle välja pakkuda. Nimelt Saaremaal on selline kohe suht alguses tore koht, kus on väga palju selliseid vanakooli tuulikuid, mis on selline puust jala peal. Väga mõnus. Ma ei ole Saaremaal käin, aga ma kindlasti lähen tuttun nendega, kindlasti saen maha ja vaatan, mis saab. Tee seda. Aitäh teile. Aitäh teile.